Märtsi keskel avati Kuressaares uus ja kaua oodatud bowlingusaal. Sotsiaalmeediastki oli näha, et uut saali oodati väga ja see pakkus inimestele palju põnevust. Kõik peagi avatava saaliga seotud artiklid said rohkelt positiivseid kommentaare. Nüüd võtan mina kaamera kaasa ja viin teid Kalevi tänaval asuvasse saali videotuurile. Enne kui saab mängima asuda, on vaja end muidugi registreerida ja mängu valmis seada. Ühel rajal mahub kuule veeretama kuni 6 inimest. Minimaalselt 10 minutit võiks varem kohal olla, sest et siis ei tekiks sellist olukorda, et kui sa täistunnist nagu mänguga alustad, et siis oleksid kindlasti kohal õigel ajal. Kui sa täistunnist tuled, siis sa vahetad jalanõud ära ja paned oma nimed sisse ja siis aega läheb ju nii palju ära, et sul mänguaeg tegelikult kannatab, sest kui on tunniajane mänguaeg või tunniajane aeg broneeritud, siis tegelikult on 55 minutit on see mänguaeg, et saaks lauad ära koristada ja uus sait saaks peale tulla. Et siis on see niisugune üldine igal pool on üldiselt ühtemoodi. Bowlinguradadel on ette nähtud enda jalanõud, millega võib käia saalis sees ja bowlinguraja peal ainult saalist välja minna ei tohi. On niisuguse spetsiaalselt tihkema tallaga, kuna bowlingurada on õline ja ta võib libe olla, siis tavavahetusjalats näiteks niisuguse kummise põhjaga võib õli peal olla niisugune väga libe ja siis ei pruugi kukkuda lihtsalt. Et see on ka turvakaalutustel natukene see asi, et 50 on kõige suurem ja meil siin nüüd vist oli kuulda siin, et 50 numbriga jalanõu läheb ka see nädalavahetus juba kasutusse, et on nii suure jalaga inimesi meil siin Saaremaal ka. Nii, aga lähme siis selle nii-öelda maja põhilise osa juurde ka, et räägime natukene sellest bowlingu nii-öelda väljakust, et mis väljak see on, kus see väljak üldse tuli ja kui palju siin siis raha saab korraga peal olla ja mis siin tegema peab? No, bowlinguradasid meil on 6 tükki. Ühe raja peale mahub maksimaalselt korraga mängima 6 inimest. Ja rajad me muretsesime Soomest, mis võeti üles hotellist, mis lõpetas bowlingu pakkumise üldse ära, et hotell müüdi maha ja siis saime need sealt ära osta, sest Saaremaa mõistes on täiesti uued rajad oleks meie kõigi unistus olnud, aga Saaremaa mõistes ta lihtsalt ära poleks tasunud, et siis me Saaremaal seda bowlingut teha poleks ka saanud, et see oleks lihtsalt nii kalliks läinud. Et praegusel hetkel me katsume hoida need võimalikult hästi töökorras ja vahetada neid juppe, kuna me bowlinguradadel on kõige tähtsam on hooldus ja hooldus on väga kallis ja selle me teeme nagu endale nagu selgeks, et me suudame ise radasid hooldada. Me oleme veel poolel teel. Kindlasti juhtub mingisuguseid hädasid, sinna vastu lihtsalt ei ole teha midagi, aga loodetavasti, kui me saame 100% kõikide asjadega ringi peale, mis meil ära vaja vahetada on, et siis jääb ka igasugused hädasid vähemaks. Ja bowlingurajad on sellised kaetud mingisuguse ainega, eks ole, sellised libedad. Ja, mis asi see on ja kui tihti neid siis niimoodi määrima või hooldama peab? Radasid, see on radade õlitamine. Selle jaoks on seal riide all, teisel pool paistab meil, et välja ei paistaks, on selline spetsiaalne masin. See puhastab vana õli ära ja paneb uue õli peale. Ja me teeme seda sõltuvalt kasutusest, kui palju just mängijaid peal olnud on. Kas siis kui on nagu täismaja kogu aeg, et siis iga paari päeva tagant. Ja kui on vajadust, siis võib kas või seda iga päev teha. Aga ta paneb see õlikord hoiab rada kvaliteetsemena ja see
professionaalid eriti tahavad seda spetsiaalselt sellist õli, et oleks hästi õline rada, et vindiga palliviskajad on see, kes tahavad, et oleks väga õline see rada, et tavamängijana ei saa tõenäoliselt keegi arugi, et miks ta peab õline olema. Siin need kuulid nii-öelda on erinevate värvidega, need tähendavad ka siis erinevaid selliseid raskusi, ma saan aru, kaalusid. Ta nüüd otseselt ei vasta, number 14 kuul ei ole 14 kilo ja number 6 kuul ei ole 6 kilo, et need on lihtsalt, mida väiksem number, seda kergem kuul ja mida suurem, seda raskem, et need on lihtsalt numbrid on lihtsalt selleks seal peal, et eristada ja värvid on ka spetsiaalselt. Et siis igaüks ei pea oma numbrit otsima, ta teab, et ma viskan rohelise kuuliga, et siis on roheline värv. Aga mis need võib-olla kõige sellised, ma ei tea, keskmised üldse kuuli raskused on, et kui ma tulen mängima, pole mitte kunagi mänginud, millega ma võiksin nagu alustada siin? No, seal on igaüks peab endale valima täpselt õige suurusega kuuli, sest ka näpuaugud on kuulide erinevad. Lisaks raskusele, et igaüks peab omale koha peal ikkagi vaatama, milline kuul on temale kõige sobivam, sest näppude paksused on ka inimestel erinevad. Ja kui tullakse mängima, siin on selline nii-öelda klaviatuur, siin pannakse oma nimed sisse, eks ole? Jah. Ja nimed lähevad ka sinna üles ekraani peale ja sealt on hea niimoodi punkte jälgida. Jah, nimed, igaüks trükib enda nimed ise sisse ja paneb enter ja rada hakkab mängima. Ja skoori saab jälgida ekraani pealt ja see on alati hasarti tekitav, et alati tahaks teistest parem olla. Ja mitu viset peab siis tegema, et see üks mäng nii-öelda läbi saab? On 10 viset või? Üks voor on 10 viset, kui sa 10. voorus viskad esimese korraga kõik maha, siis saad 2 lisaviset, kui sa viskad teise korraga kõik maha, siis saad ühe lisaviske veel. Et see on nagu punktide tegemise mõttes väga kõige tähtsam voor on 10. voor. Seal tuleb ära visata alati. Kuutabelit me hakkasime panema meeste puhul alates 150 punktist. Pidime naistele ka 150 panema, aga naisted ei jõua väga nii kaugele, et otsustasime, et hakkame 100 pealt tegema. Et siis saab tabeli kiiremini täis, siis saab hakata neid olemasolevaid skoore üle viskama lihtsalt. Praegu ma vaatan, meeste kõige kõvem mees on siis siin Jaak Haamer. Ja. Et kes tahab veel kõvemaks saada, siis Jaak tuleb väljakutsele tuua. Jaagule ma eile õhtul kirjutasin, et on endiselt esimene ja siis ta ütles, et polegi veel üle visatud, et peab tulema parandama seda koori, et keegi ei saaks ka nii kiiresti. Aga kas Jaak Haamer on siis varem mänginud või kas see 170 on nagu selline tulemus, mida paljud ei saagi sinnamaani või? Kindlasti paljud ei saa, aga siin härra Haameril on 230-40 peaks olema, et siin on meil 200 pluss mehi on tegelikult palju, aga vaata, Saaremaal ei ole ammu olnud ja kõigepealt on vaja jälle ära harjuda mängima, kui rütm kätte saada, et küll need skoorid ka tulema hakkavad. Sellised suuremad skoorid, et pole ju tegelikult ammu see, kui sa käid paari-kolme kuu tagant korra mängimas mandril näiteks, siis ega see ei aita väga skoori, käsi peab olema harjunud viskama. Nüüd aga vaatame bowlingusaali tehnilist poolt ja läheme masinaruumi, kus toimub kogu kurikate paika seadmise maagia. Siin on ekraan, mis näitab nüüd ära, see kell näitab ära, kui palju aega on mängida jäänud. Rohelised rajad on siis praegu hetkel vaba ja punane on praegu hetkel rivist väljas, seal on kuul on vale koha peal, mis tuleb ära võtta. Nii, siin on korralik segasumma suvile, sest siin on kõik asjad. See on nüüd köögi pool, jah? Kõik asjad, mida on vaja. Keegi on siin. Siit on kuredi. Siin on keegi nüüd nii kõvasti löönud, et... Ei, see ei ole löömine, sest see on aeg-ajalt peab käima taga vaatamas. See on nüüd sellest, et kui midagi kuskile ette jääb,
midagi kuskile ette jääb, siis ta lihtsalt ummistab ära ja hakkab üle. Me võime vaadata siia poole natukene. Siit vahel, kui nüüd ära, need lõpetasid just, see rada, mis tuleb siit. Kurikad tulevad maa, lift viib nad ülesse ja loendur jaotab nad oma pesadesse kõik välja. Et kurikad keerlevad kogu aeg edasi-tagasi ja otsivad oma kohta. Kui inimene mängib, siis tegelikult on kogu aeg rohkem kui kaks komplekti kurikaid töös. Kui 10 kurikat on laua peal, siis tegelikult ringleb ringi kogu aeg 23 lisaks 10 kurikale veel 13 kurikat. 10 tükki on pesas ja 3 tükki on nii-öelda varus, et jõuaks õigeks ajaks kohale. Vanasti ma justkui olen näinud kusagilt oli mingi nööridega süsteem, et kuidagi nööri otsas ripuvad need kurikad, et see on hoopis teine asi siin. See on absoluutselt, need on täiesti erinevad masinad. Nööridega masinad on lihtsamad masinad natukene. Siin on, aga samas siin on võimalik väga palju rohkem midagi katki minna. Nööridega masinate puhul on natukene vähem see. Aga praegusel hetkel me otsustasime, et meie nööridega masinat lihtsalt ei tahtnud. Et võtsime just sellise, et ta paneks kurikad maha, et need nöörid omavahel kipuvad ka sõlme minema. Aga kui palju sellist tehnilist jama siin tekib, mingid kurikad jäävad kinni või midagi, et kas tegelikult peab keegi alati majas olema, kes vajadusel mis tuleb ja need paika tõstab jälle? Tegelikult võiks olla, aga vahel, eks teda ikka juhtub, aga samas jälle on olukordi, kus piisab lihtsalt restardist. Väga palju kordi on selline asi, kus piisab lihtsalt restardist. Kaua selline üks kurikas vastu peab, kui... No see on päris kõvasti räsitöö juba saanud, aga ta on üks siukene, iga aasta tuleb kurikad välja vahetada. Nii kaua, kui tal tükki väljas pole, nii kaua ta toimib. Aga tegelikult see hakkab juba oma lõppu saada. No mis te teete nendega siis? Lihtsalt viskame minema, kes tahab võib omale koju viia näidiseks, kui kellelgi on huvi. Me pole veel niimoodi, mõningad on siin, mis on nii-öelda ära viskamiseks. Me praegu siit kohe kuskilt leiaksime mõne ilmselt siit. Et sellise kurikaga enam ei tee midagi, see jääb juba otsapidi kuskile vahele ja tekitab ummistust. Et need kurikad võib, kui meil on keegi võib mõne koju mängukannideks viia. Millest see muidu valmistatud on? Puidust. Ta on puidust kurikad on ja plastik on ümber lihtsalt. Täna on bowlingusaali kohale tulnud noored mehed, kellest enamik on mängu proovimas päris esimest korda. Uurin, kuidas neile mängija uus Kuressaare bowlingusaal meeldib. Ei täitsa esimene kord. No kuidas siis välja tuleb? Saab mõnele sellele kuulile pihta ka juba või? Mul läheb hästi. Nii. Praegu juhin. Aga kuidas see siis nii hästi läheb äkki? Lihtsalt niisama. Selline loomulikust ja andekusest. Ja. Aga mis te arvate sellest bowlingusaalist, et ootasite ka juba, et asi tuleks siia? Tegelikult ei ole oodanud, aga see on väga huvitav. Mitmes olete? Teine? No, tuleb küll, aga kuidas siis läheb nii hästi, et mis see nii-öelda nipp on? Ei olegi. Vist viskan. Aga kuidas on, et peab nagu väga tugevasti viskama või on see täpsus nagu olulisem või kuidas see? Pigem täpsus ikka. Mida seal sihtima peab siis? Keskele. Nii, ma küsin siitpoolt ka. No kuidas bowlingumäng välja tuleb? Päris hästi tuleb välja. No ma olen viimane, aga olen bowlinguga enne ka kokku. Kus kohas? Pärnus, jah. Kui nüüd võrrelda Pärnu saali või seda Kuressaare saali, et mis see vahe on võib-olla? No Pärnu on veits suurem, aga mulle meeldib muidu siuke väiksem rohkem. Mis selle paremaks teeb? No siin on rahulikum ja see on Kuressaares. Aga mis see bowlingumängu selline nipp on siis, ütleme, et kui ma tahaksin ka kunagi proovida, et mis ma peaksin tähele panema?
sul peab hea viskamine olema ja see ongi kõik põhimõtteliselt. Hea viskamine on siis täpne või tugev? Mõlemad? Mõlemad, jah. Et kui ma panen siit ikka looma jõuga minema, siis küll ma need maha sain. Jah. Vise tehtud, kuidas välja tuli? Veits halvasti, mööda ikka. Ei näinud väga hästi. Sain ühe maha. Ja varem ka proovinud bowlingut? Ei ole. Täitsa esimene kord? No, siis on enam-vähem võrdne, siin teised ka mõned esimest korda mängimas. No, mis sellest saalist siis arvata, mis siin Kuressaarde valmis tehtud on? Hästi. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Väga paljud inimesed nagu ootasid pikki silmi, et see lõpuks valmis saaks, et oli teil ka niimoodi või? Ma ei ole tegelikult, ma pole ootanud seda, ma alles sain üleeile sellest teada. Aga mis te siis arvate, et kui täna on esimene mängimine siin, et võib-olla tulete veel kunagi? Kindlasti. Lisaks bowlingumängule on majas veel mitmeid teisigi võimalusi, kuidas aega veeta ja meelt lahutada. Vaatame needki üle. Kui tuleme ukse sisse, kohe esimene asi, paremat kätte on selline, ma ei tea, mis masin see on, siin boksimasin või? Jaa, see on boksimasin, siin saavad kõik, kellel ööpaanist jõudu üle jäävad, saavad siin rakendada seda, et siin on värskelt paar päeva tagasi löödud uus rekord, et seda saab kenasti üle lüüa, kõvemad mehed. Aga kes see rekordimees on, keda ma linna vahel kartma peaksin? No, kohalikud mehed, tulevad maalt suured tugevad. Olete ise proovinud ka, mis numbri olete ette saanud siin? No, ma olen ise niisugune natukene laiemat sorti, et väga palju ei löö, et natukene siin 8,5 üle. Ma vaatan, keegi on mööda ka löönud, ekraan on puruks juba. No nad tulid meile mandrilt ja nad on kasutatud kujul ka ja see juhtub siis, kui inimesed tahavad jalaga pigem seda lüüa, mitte rusikaga. Et kui kuskil nurga taga olnud on, et siis nad on üritanud seda ka jalaga lüüa, et sealt see vahe tekib. Nii, ja siis nagu ikka ühes sellises saalis peavad olema piljardilauad. Jah. Piljard on saarlaste seas ja üleüldse eestlaste seas üsna populaarne, et otsustasime, et paneme ka, et oleks erinevat võimalust, kui sa bowlingumängu lõpetad, et erinevat võimalust, et ei pea kohe koju minema, võid seal edasi ka veel aega veeta. Ja piljardilaudasid 2 tükki majas, et siis saab 2 erinevat seltskonda sellega siin tegeleda? Jah. Piljardit sa saad ka 4 paaris mängida, et põhimõtteliselt saad tulla 8 seltskonnaga ja teha paaris mängu. No ja noolemäng, sellist asja ma ei teagi, Saaremaal Pritsumajas vist on noolemängu laual tulemas, aga ma ei tea, kas seal mängida saab igal ajal, aga... Seal vist Pritsumajas vist päris niimoodi avalikult vist mängimas käia ei saa. Et see on pigem selline professionaalid käivad siin, kohalikud professionaalid käivad seal rohkem mängimas, et siin on nii-öelda tavarahvale ka võimalus, kes tahavad loopida. Saaremaal ma tean omast käest, olen käinud noolemängijatega videot tegemas, et neid on tegelikult päris suur punt. Et nad saavad ka siin oma selliseid turniire pidada, siis kui vaja on. No jah, seda peab vaatama, et 3 lauaga võib-olla natukene on turniiri jaoks natuke vähe, aga tegelikult meil ruumi on, et kui vajadus on, siis saab alati ka juurde neid panna, et praegu esialgu tuli neid 3 ja siis vaatab edasi. Aga ma tean, noolemängijatel on ikka alati omad nooled ka kaasas, aga ütleme, et kui ma siia tulen, te pakute mulle ka nooli? Jaa, igal juhul muidugi. Nooled on olemas, aga kõik, kes professionaalsel tasemel mängivad, need helistavad enda nooli. Et siin ei ole mingisuguse saalinooltega midagi teha, et profid ikka tahavad enda nooli, nad teavad, kuidas need lendavad ja need on käe järgi nendel täpselt. Et jah. Nii, siis on muidugi WC-d olemas, nagu ikka olema peab. Jah, et on ka inva-WC. Ja siin on meil siukene privaatpidudeks, pidude pidamiseks või siis konverentside, kuidas just kedagi tahab. Siin on telekas ja asjad olemas, saab arvuti taha panna, kui on vaja mingit slaidi asju näidata. Projektorit otseselt
meil pole siin, aga telekas on piisavalt suur ja saab sinna peale panna. Ja siia laua peale snäkke saab siit samast tellida? Jaa, meil on erinevad võimalused, saab snäkke, saab siit tellida ja kokkuleppe kohaselt saab ka cateringi tellida, aga see on erikokkulepete alusel. Kui keegi tahab niisugust peenemat sünnipäevamenüüd, siis me siin koha peal päris niisugust sünnipäevamenüüd ei paku. Aga me pakume kõhutäit. Aga kas on plaan teil selliseid võistlusi ka korraldada siin? Jaa, kindlasti. Võistlusi kindlasti on plaanis, aga kindlasti ka mitte lähima paari kuu jooksul. Et meil on veel praegu väga palju asju, mis meil kõik pooleli on, mida me ära tegema peame. Nüüd, kui saal töös on, siis tekib igasuguseid ootamatuid asju ka vahele, mis segavad nende asjade täitmist kõik. Et kindlasti me võistlused hakkame korraldama ja kindlasti ka erinevaid võistluseid, mitte ainult lihtsalt mingid Saaremaa võistlusi, vaid huvi on olnud ka nii-öelda ettevõtete vahel, et Saaremaal on väga palju ettevõtteid, et välja selgitada bowlingus Saaremaa kõige parem ettevõte näiteks. Et selline huvitav asi on, seda on kunagi tehtud ja seda võiks ka edasi teha. Ma ei tea, kas see omavahel kuidagi võrreldav on, aga näiteks piljardimängijatel ma tean, et Saaremaal on ka trenn olemas, noored lapsed käivad piljarditrennis. Et kas ühel päeval on ka bowlingutrenn Saaremaal? Me oleme rääkinud sellest, meil pole otseselt nii head õpetajad siin. Me saaksime õpetaja kindlasti, aga siis ta tuleks mandrilt ja siis ta läheks jälle nii kole kalliks. Et seda me vaatame, jah. Et praegu veel mingit kindlat otsust selle kohast ei ole. Ei, tegelikult on hästi läinud, et ütleme niimoodi, et kuna me oleme tegelikult sisulikult ametlikult esimest nädalavahetust praegu lahti, et eelmine nädalavahetus oli niisugune natukene poolik, et me pidime tegelikult ametlikult esmaspäevast avame, aga reedel oli avaüritus ja see läks nagu hästi. Me ei teadnud, et rajad sisse mängida korralikult. Ja kuna see hästi läks, tegime lahti juba laupäevast ja eriti ootuspära või niisugune üllatav oli, et päris palju mängijaid käib ikkagi nädala sees. Et ei ole päris niisugune nädala lõpu oma ainult, et siin õhtuti ikka 6, 7, 8 on ikkagi päris normaalset inimesi, et ei saa kurta. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.